Tervist! Ma näitan lühidalt graafiku tegemise seda võimalust, kuidas ka töötaja saab määrata või püstitada oma puhkuse soovi ja selle siis ka nii-öelda postitada ülemusele või siis vastupidi, kuidas ta seda saaks näha, kui talle on see määratud või tagasi lükatud. Ma olen siis planeerimine ja töögraafiku vaates. Siin on siis meil valitud hetkel ressursiks töötajad, saab ka kõikide teiste ressursside vahel teha valikud ja neid planeerida. Ja meil on näha siis siin graafik, et kellele on töögraafik tehtud 22-ks või kellele mõni tööülesanne, siin demokontole päris mitu. Ja nüüd, kui ma liigun siit töögraafikult näiteks selle sama ettevõtte teise kasutajaprofiilile, kes siis on teisest osakonnast, aga ka mitte admin õigustega, ehk temal administreerimine puudub, siis tema näeb enda nii-öelda kolleege oma osakonnas siin üleval ja teised kolleegid allpool. Ja ta saab ka neid piirata, ehk siis ta näeb, mis päeval töötab ka tema osakonnast, tema kolleegidest. Ja siis on veel vaade, kus on lihtsalt kasutaja vaade. Meil siin üks Aldo töötab tal hetkel käimas olev töö ja tema ei näe muud, ei saa midagi administreerida, kui näeb oma profiili alt minu kalender. Ja mida siis Aldo teha saab? Ta saab näiteks öelda, et ta sooviks peale jõule puhkust. Ta teeb siia näiteks 4 päevale puhkuse soovi ja see jääb sellisesse staatusesse, selline triibuline, ehk siis ootab kinnitamist. Ja lisame siia näiteks ka sellise soovi, et märkis, näiteks, et täna ei saanud tulla, kell on juba 14 ja nüüd annab teada, et tal oli siis käis arsti juures ja märkis ennast tänaseks päevaks haigeks. Nii. Ja nüüd, kuidas siis administraator seda näeb? Tema läheb siis sellele töögraafiku ajajoone ehk kalendri vaatele ja leiab siit töötajate ressursside hulgast Aldo. Ja Aldo puhul ta näeb siis, et täna on olnud haiguse märkimine tänaseks päevaks ja seda sama tegi Aldo siis ka siin on näha ka, et kelle poolt lisatud Aldo Bekkeri poolt ka puhkuse. Nüüd tööandja saab siis selle peale klikates öelda sellele ootab lukustust, et jah, et kas lukus määramata staatusest enam ei ole tagasi lükatud või siis ootab lukustamist, mis ta praegu on. Ütleb lukus, salvestab ja nüüd siis ka on see puhkus kinnitatud. Sama siis siin, et kui käis arsti juures, siis jah, lukus ja kinnitab selle tegevuse ära. Aga mida siis saab tööandja teha? Tööandja saab määrata tööülesandeid, töögraafikuid või siis teha seda siin all mallis, öeldes näiteks valides malliks töögraafikud, valides vahetuse, millega siis eeltäidetakse nii kellaajad selle hommiku puhul kui ka töökoht ja määrata siis näiteks ka Aldole, et aga homme ja ülehomme niimoodi märkides teed sa seda tööd, salvestab, suleb ja siin on nüüd 2 hommiku vahetust. Nii, vaatame, kuidas Aldo seda näeb enda kalendrist. Ma näitan ainult kalendrivaadet, aga kõik need kirjad lähevad, mis on siis teiste videodes ilusti nähtud ja tehtud ja otsite siis Terake Workfields videode alt ka mobiilivaateid ja nüüd need siin on ka näha. Mida Aldo teha saab siia peale klikkides ehk ei suurt midagi, tema ei saa enam sellega midagi teha. Võt, aga ta näeb ka siis endal ka juba oma tehtud töid ja lõpetatud töid ja nii edasi. Aitäh!